Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja meie kõigi suureks rõõmuks on meiega taas Toomas. Tere, Toomas. Tere Tere, Toomas. Tere tulemast tagasi. Mina nagu näed, olen ennast sisse pakkinud, sest väljas on talv. Väljas on talv ja mul on üks väike pluus on seljas. Ei suuda kunagi kuidagi riidesse panna ennast. Pole harjunud, on ju? Pole harjunud ja sokid, mis asjad need veel on. Väga hea, aga räägi siis, mis vahepeal huvitavat toimunud on, kõik juba ootavad pikisilmi. Jaa, väga huvitavaid asju on vahepeal juhtunud ja ma just tahtsin rääkida, kuidas universum või ütleme jah, viib asju kokku, mida nagu sa ei ole ise plaaninud või sa oled plaaninud, aga ei tea, millal ja mismoodi see juhtub, eks ju. Ja meil oli seal Sansibaril oli 3 sellist juhtumit, kus siis asjad toimusid täiesti spontaanselt ja lihtsalt sellepärast, et sa oled õigel ajal õiges kohas. Ja me läksime ujuma, üks asi oli, läksime ujuma. Mina olin juba vees ja Äli midagi seal jäi sinna kuidagi, ma ei tea, mis ta seal tuli järgi lestad käes. Ja äkki jäi pidama, hakkas mingite inimestega juttu rääkima seal, selgus, et on eestlased seal. Ja need eestlased olid täiesti hädas. Neil oli elamine mingis haisvas selles hallitunud korteris ja neil oli, ühel oli lapse vist 18-aastane sünnipäev, seal ei saa seda pidada, eks ju, ja nii edasi ja tõesõnaga. Aga meie, kes me olime nagu siis kogenud ja teadsime asju ja kellega rääkida ja nii edasi, siis põhimõtteliselt Äli organiseeris neile kõik need asjad ja nad olid üliõnnelikud seal, tulid sealt tulema sellest haisvast korterist, võtsid 2 ööd, nad läksid jälle edasi ja nii edasi. Aga nad me juhtusime täpselt nagu õigesse kohta õigel ajal. Ja need inimesed olid üliõnnelikud seal. Ja siis teine oli selline juhtum, kus oli kelner tahtis võtta või inimene kutsus kelneri ja tahtis talle anda edasi oma soovi, aga ta ei osanud inglise keelt, eks ju. ja jälle oli siuke olukord, kus siis me olime seal vahendajaks täpselt sama koha peal. Sest üks ei saanud teisest aru, teine ei saanud ühest aru, nii et ilmselt oleks seal võib-olla oleks tulnud keegi teine kelner, aga nii oli jah, et see on, kuidas me nimetame, kes oskab ühte keelt, see on monoklott. mitte polüklott, monoklott. Ja siis 3. kord oli meil siukene asi, me elasime hotellis 4. korrusel, seal oli väga vinge merevaade ja nii edasi. Ja siis meie kõrvale paigutati üks venelanna Moskvast, kes käis ja otsis kohta, kus oli kinni, kus olid siis liiga kallis, eks ju, ja nii edasi, kogu aeg proovis. Ja siis lõpuks ta leidis selle hotelli ja ütles, et ma tahaks 3. korrusele. Ja ta ütles, et ei, et ma ei saa 3. korrusele, see on juba broneeritud. Itaallased tulevad sisse sinna. Me paneme 4., et seal elavad ühes eestlased. Oi, mina ei taha eestlaste kõrval olla. Eestlased vihkuvad venelasi, saad aru, jah, Vene propaganda on talle selgeks teinud, et eestlased vihkuvad venelasi. Aga sellest ta rääkis pärast meil alles. Ja siis selgus, et tegu oli ta oli arst ise. Aga ta oli hästi nagu ärganud inimene ja teadis kõigist asjadest kõike seal ja rääkis mulle ka või meile väga huvitavaid teemasid. Ja siis ma tegin temaga ka seansi, eks ju, ta oli väga rahul sellega. Ja siis ühesõnaga ta ütles niimoodi, et jaa, tead mis, et sa tee venekeelset materjali, produtseeri, et ma hakkan siin müüma.
venelastele. just, et mine tea, võib-olla tekib mingi uus liin sealt. käib ju interneti kaudu, vahet ei ole, Mhm. kes seal teisel pool on, eks ju. Vene keelt ma ei osanud. ja siis tema rääkis jah, sellist asja, et tuleb nagu välja tulla, et inimesed on nagu liblikad oma kookonites ja sealt on vaja välja tulla. ja siis ei mäleta, mis selle energia nimi oli, no ühesõnaga ei ole ka nii väga kursis kõigiga, uus terminoloogia täiesti. Mhm. ehk siis, kui olen, noh, kindlasti me oleme näinud sellist pilti maakerast ja siis seal maakera ümber on sellised nagu magnetväljad, eks ju. Mhm. Just ja magnetvälja, nüüd on inimese ümber on samasugused muidugi. magnet, Ja, energia jookseb, eks ju. ja, ühelt poolt jookseb ühtemoodi, teiselt poolt jookseb täpselt. teistmoodi. ja nüüd siis ühesõnaga ma küsisin, et aga kuidas sealt kookonist välja saab, siis ta ütles, et kasutage soolast vett, see tuleb kõige paremini ja niimoodi saad välja sealt seest. aga inimesed on ju kõik kookonites. ma pean hakkama oma džakuusit välja rentima. teen sinna soolavett ja liblikad lendavad ise minema sealt. Mhm. niisugune lugu jah. ja me läksime tõesti siis järgmine päev sinna ookeani ujuma ja siis vabanesime sellest kookonist ja taastasime nii-öelda enda algolemuse. aga see oli päris võimas. nii et ma olen umbes algolemuses selline jumalik olend, kuskil 10 meetri kõrgune umbes. Okei, ma ei hakka ütlema, kui kõrge ma olen. ma, ma, ma ma ei olin tea, nii. ühesõnaga päris kõrge. jah, kuskil 10 meetrit ja siis naine oli natukene lühem, eks ju. aga mis sellega kaasnes? ma ei teagi täpselt veel kõike, mis sellega kaasneb, selles mõttes, et keegi ei ütle mulle, mis sellega kaasneb, aga muidugi jah, näiteks puhastamine on oluliselt lihtsam minu jaoks. ja algolemuses ma läksin, ma ei tea, miks, aga ma läksin sinna portaali juurde, kus kohast tulevad meie kosmilisse ruumi parasiidid. see oli tohutu suur portaal selline. ja ja ma iseennast nagu vaatasin eemalt niimoodi, et minu ümber koguneb seal, ma ei tea, mitu miljardit parasiiti, eks ju. kogunevad, see kiht läheb nagu paksemaks ja siis tekkis niisugune tunne, et ma olen nagu, väljas on nagu autokumm, kes on ümber minu niimoodi. ja siis käis nagu mingi väike selline nagu säde käis seal minu juures ja siis tekkis tohutu selline lööklaine, energeetiline. ja siis kõik kukkusid küliti, need, kes veel ellu jäid, mõned, need panid kuhugi minema. nii et selles mõttes praegust pärast seda on ka parasiitidega natukene kergem juba. et see on siis mulle näidati, et see on üks erioskus, mida saab teha. jah, mulle sobib isiklikult. et sellised asjad jah, juhtuvad. ja siis mõtlesin, mis me nüüd teeme. ja kuna on tulnud vahepeal uus maatriks või süsteemienergia või kuidas seda me nimetame, eks ju. siis ma mõtlesin, et noh, mis seal ikka. kusjuures väga kiiresti said hakkama, aga see oli oluliselt väiksem kui, kui nad tavaliselt on, eks ju. aga muidugi ei tasu alahinnata seda suurust alati või ei rõhutata seda suurust. ja mõtlesin, ma kirjutan selle üle. aga abikaasa ütles, et kuule, aga teeme hoopis nii, paneme ta enda jaoks tööle. mitte minu jaoks muidugi, aga paneme ta tööle inimkonna jaoks. ja siis me programmeerisime ta kuidagi ringi niimoodi, et tema soodustab siis esiteks meie aju ümberprogrammeerimist, mis praegust niigi toimub. seda ei ole näha otseselt. aga inimesed helistavad mulle ja küsivad, et kas mul on Alzheimer, eks ju. ma ei mäleta enam asju. Mhm. ei ole Alzheimer, võin lohutada kõiki. aga see on küll lahe, lähed teise tuppa. noh, mis ma siin teen?
lähed tagasi, siis tuleb meelde. Aga see on praegust normaalne, jah. See Jah, ongi normaalne. see on pikalt kestnud tegelikult juba osadel. ja. Et Ja siis teine asi, mis me talle andsime ülesandeks, on kiirendada DNA ülekirjutamist. Ehk siis praegusel hetkel on DNA teinud nagu sellise poolpöörde juurde, minu meelest väga, väga lühikese ajaga juures. Ja siis ma tegin ühe meditatsiooni, ma sain sealt 2 pööret juurde. Aga kui ma 2 päeva hiljem vaatasin, siis oli ikkagi, need olid kadunud kuskile. Ma ei tea, võib-olla need, ma ei tea, kuidagi kasuks igatahes tuleb. Et DNA meil siis taastub, mitte ei ole rämps DNA, nagu teadlased ütlevad. See on lihtsalt aktiviseerimata. Ja siis, kui meil on 12 keerdu, kõik on aktiviseeritud, siis hakkame paiknema ümber. Pole vaja autosid ega lennukeid ega midagi. Ja käime kommipoes nii kiiresti ära, et maksta pole vajagi. just. See juba tagasi. Vot niimoodi. Et sellised uudised jah, et ma ei tea palju, kui kaua, ma ei ole käinud vaatamas ka, kaua see tume pool laseb sellel maatriksil inimkonna jaoks tööd teha, eks ju. Aga muidugi maatriksi esimene kangelastegu oli see, et ta tekitas naistele, mina ütlen, et kõigile, võib-olla mitte kõigile, munasarjade taha sellise kihi, nagu oleks seal katlakivi. Mul on kliendid käivad, eks ju, vaatan, ühel on see jama, teisel hakkan siis uurima. See on, maatriks teeb seda. Küsin, aga mis on nagu eesmärk selle asjal? Siis mulle öeldi, et see takistab rasestumist. Just, viljatus on selle tagajärg. Viljakus, jah. Aga see läheb täpselt kokku globalistide plaaniga vähendada inimesi. Jah, just. No nii. Siis tuli jah teha selline, milleks, ma ei tea, mis tal järgmine ülesanne on, eks ju. Kastreerida kõiki mehi, ma ei tea. Kuidagi vaikselt, öösel. Et ma peakski vaatama minema, mis seal toimub, aga et tüübid on seal kruvikeeraga kallal võib-olla kuskil. Programmeerivad ringi. Vot sellised uudised. Väga põnev. Igal juhul ootame järgmine kord, mis sai sellest, kui sa vaatasid üle, mis nüüd on toimunud maatriksis. Jääme siis järge ootama. Jah. Maatriks 2. Just. Aga ilusat päeva kõigile ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.